Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tervitame kõiki vaatajaid. Kinnisvaraminutid on tagasi nagu ikka ja meie ei puhka mitte kunagi. On ju, Rainer? Ei, meie ei puhka mitte kunagi. Ja tegelikult ikka inimene peaks puhkama vahepeal. Nii et esmaspäeval kuulake meie saadet ja siis te võite 6 päeva puhata. Ja. Aga meil on saates täna külaline, kes ütleme, teab, kuidas puumajast teha ilus puumaja. Et külaline, kas sa tutvustad ennast ise? Kes sa oled? Ja, tere. No rõõm on siin olla, istuda ja oodetavasti sul huvitav saade. Et ja Indrek Katušin olen ja ilmselt sellepärast siin, et mõnikord on õnnestunud mõni puumaja korda teha. Võib-olla on mõni veel plaanis, et see on siuke pool hobi, nagu mul osad ütlevad, et siuke masohistlik hobi renoveerida puumaju. Aga muidu ma juhin igapäevaselt ühte abivahendettevõtet Tartus. Aga jah, see puumajade renoveerimine on selline hobi korras tegemine. Kas see kõlakas on õige, et renoveerimine on ikka palju kallim kui uue ehitamine? Jaa, kõlakas kahjuks vastab tõele, et see on isegi oluliselt kallim. Aga mis selle kalliks teeb? Kas siis muinsuskaitse või et kõiki neid asju järgida, kuidas olema peab või lihtsalt see tavaline uus puit on palju soodsam kui vana lihvimine? Ma arvan, et võib-olla isegi need nõuded esialgu ei tee nii, ütleme, seal ei teegi nii ka palju kallimaks alguses see muinsuskaitse. Ma ei ole muinsuskaitsealas, ma neid päris hooneid teinud, et need, mida mina teinud olen, on miljööväärtuslikes piirkondades olnud. Et seal kindlasti tulevad hästi palju neid oma nõudeid peale, mida siis linn taga ja puumajade puhul ka hästi palju Päästeameti nõudeid. Aga esimene asi, mis ta kallimaks teeb, on ju see, et kui sa tahad vana puumaja renoveerida, siis selle asja kõigepealt puhtaks tegemine või ütleme selle me saaks ära öelda lammutamine, aga et sa saaks hakata üldse üles ehitama. See võtab oluliselt palju kauem aega, et kui siin Tartu linnas vahepeal ringi käia ja vaadata, kui vanu maju kokku lükatakse, see võtab täpselt 2-3 päeva aega koos ekskavaatoriga. Tuleb kohale, viib prahi minema ja on 3 päevaga plats puhas ja hakkab uut maja ehitama, aga kui sa hakkad seda renoveerima, siis sa pead ju kõik käsitsi kõigepealt kõik seinad puhtaks tegema, laed puhtaks tegema, torud välja viima, et siin ühte maja, mida me siin tegin kord, et ma julgen arvata, et kuskil siuke suurusjärk 250 ruutu maja, et ma arvan, et see renoveerime lõpuks, ma ei tea, 50 000 läheb kallimaks, kui sa teed seda renoveerimise korras, mitte lükka maha maja. Mis see selles mõttes 50 000, ma ei tea, palju muidu läheks siis? Mis see ma ei tea, protsendina näiteks umbes? Ma arvan, et see protsendina on seal kuskil 5-7% juures on, et see lammutamine on, et ta on ikkagi päris märkimisväärne kulu on kogu selle ehitamise juures. Aga 5-7, see mõnes mõttes ei olegi väga hull ju. Kui sa hakkad 50 000 tagasi teenima, siis on see ikka päris hull on ju. Aga oleneb jälle sellest maja suuruse summast, aga ma arvan, et see on ikkagi päris suur osa sellest majast. Et tõesti, et kui sul tuleb seal töömeeste punt peale, nagu nädalate viisi lõhuvad seina pealt maha mingit krohvi ja võtavad vanu juhtmeid ja torusid ükshaaval välja, see on ikka päris suur töökäsit siin. See on see, mis selle esialgu kallimaks teeb ja pärast need puumajade nõuded ka ära. Päästeameti nõuab seal mingeid, ma ei tea, tohutut tulve püsibust asju, mis iseenesest on arusaadav, et inimestel turvaline elada oleks, aga lõpuks selle ehitamine on päris kallis. Aga kui sa võtad nüüd ühe sellise, ma ei tea, üks puumaja 200 ruudune, täpselt samasuguse nullist tegemine ongi siis see vahe see 5-7% või? Täpselt samasugune. Ma ei ole teinud ühtegi nullist üles, aga ma pakun, et umbes niimoodi on, see on see, ütleme selline lammutamise kulu ja ütleme vanadel puumajadel tuleb seal ka see juurde, et nad on ju parajalt viltu ja vajunud ja sul tuleb alumisi palke seal vahetada või mingeid akna ümbruse palke vahetada või teha neid asju korda, et see on kõik käsitöö. Ja see ei ole niimoodi, et sa tood uue saeveskist tulnud mõõdust brussi kohale, laod üksteise peale püsti või teed seal karkassi valmis. See on ikka paras käsitöö. Nikerdamine, sul tuleb sealt neid asju vahetada, ma ei tea, kuni selleni välja, et me siin üks maja, mis ema ääres me tegime, et me tõstsime sisuliselt selle maja ikka tungidega täitsa üles, on ju. Kõigepealt kindlustad kogu selle maja igatepidi ära, et see maja oleks terviks, tõstab tungidega üles, siis esimese rea kõigepealt sirgeks teha,
uue vundamendi sisuliselt lased plõmbima peale tagasi selle. Ma tahtsingi uurida, et kui tavaline see on, et kui hakkad nagu renoveerima seal vana krohvi maha lõhkuma ja siis järsku tuleb, sealt ju tuleb ikka päris palju üllatusi välja, et konstruktsioon on päris läbi omadega näiteks ja mingi sellised ootavad, ehituses on ju hästi palju ootavatust, aga Ja eriti vanamaja ehitused selles mõttes, aga see on nagu iseenesest nagu, vaat see ongi see protsess, mis mulle tohutult meeldib, et sealt tuleb seda ajalugu ka jube palju välja, et mis, siis sa näed, saad aru sellest, et mis selle, no mõnes mõttes õpid õudselt palju selle pealt, eks ju ka, et ühtepidi tuleb hästi palju üllatusi välja, teistpidi saab hästi palju õppida, et see maja, konkreetne näide, millest ma kogu aeg nüüd räägin võib-olla, et seal oli päris ägedalt näha, kuidas see maja on tehtud sellisel ajal, ilmselt on nagu Tartust nagu päris sellest keskkonnast väljas olnud, on ju, ta on natuke kaugemal olnud ja võib-olla oli kõige jõukamat inimest, see on seal kasutatud igasugust materjali, mida on üle linna ilmselt kätte saadud, on ju, kuni selline välja, et minu jaoks oli jube suur üllatus, et lööd krohvi maha, on ju, võtad laudise maha, vaatad, palgid on põlenud, on ju, siis ma küsin, et kuidas saab olla üks nurk põlenud ja siis nagu teadimad mehed tulevad, räägivad, et tegelikult ütleme seal 1800, 1800 lõpp, 1900 algus hästi palju kasutati põlenud palki. Mida saadi kätte, vanadad põlenud majade pealt. Ja seal oli nagu mitu asja, et esiteks need olid üle jäänud, on ju need palgid, need õdod, pluss see, et sealt olid juba ju kõik need kahjurid asjad ja kadud. Et kui ta oli nagu hästi tugev, sellest nagu pealt nagu natukene põlenud, et siis seda kasutatakse palki päris palju. Tartu, näiteks jah, majandas. See on päris huvitav. Aga ma küsin nagu niisuguse põhimõttelise asja, et kui sul oleks nagu valida, et ma saan aru, et tihtilugu linnas mõned ametnikud arvavad, et miljöö peab säilima ja arvatakse, et peavad palgid säilima. Kas see on peamine põhjus või seal on mingisugune selline, see on niisugune kultuuriväärtuste teema natukene, et kas on mingi muu põhjus peale selle kultuuriväärtuste teema, miks peaks neid põlenud palke säilitama, kui on tegelikult soodsam? No vaata, kui sa annad kõik need põlenud, sa mõtled nagu uue renoveerima. Selles mõttes, et ma lähen renoveerima, et miks põlenud palki säilitada? Ma päris paljud inimesed, kellega ma olen rääkinud, ei saa aru sellest, et sa võtad sellise, mis nagu ei lubata teha tihtilugu, et võtad ühe maja ja teed täpselt samasugusega nullist, siis see ei ole üldse mitte enam see. Et kas sa jagad seda arvamust? Praegu mulle tundub, et sa oled see mees, kes teab. Ma olen see mees, kes jagab seda arvamust, eks ju. Tegelikult sul on õigus, jah. Ma ei tea, vaata see, aga see on nagu natukene selline, ma arvan, et see on iseloomu sisetunde küsimus, aga seal ei ole mingit ratsionaalset põhjendust vaaka. Et me võimegi vaielda mingite inimestega, kes arvad, et see on nagu lollus, on, et uusmaja on uusmaja, ta on kvaliteetne, ta on nagu korrast. Ja ongi. Ja mõnel ongi korras, aga minul on just see kuidagi, ma ei tea, eriti just viimasel ajal mul hakanud meeldima see nagu vana maja, et ma kuidagi õudselt olen hakanud hindama seda sellist Tartu puitarhitektuuri, neid vanu maju, mis nagu osadele tunduvad nagu täitsa nagu jubedad, et paljud minu sõbrad, kes ka kinnisvaraga tegelevad, sa oled loll peast, mis sa raiskad oma raha, et aga mulle kuidagi nagu, ma ei tea, see kuidagi nagu meeldib, on ju, ja lõpuks 5 aasta pärast, sa tunned ennast paremini, kui see tehtud on. Ma tegin isegi enda maja, kui ma renoveerisin, siis kõrval mul praegu tehakse samamoodi samas kohas, kus ma elan. Maja, vana maja võeti maha, et uus asemel. Aga ma ei teinud, ma jätsin nagu, tegin, ma ei tea, karkassini puhtaks, jätsin ainult treppi alles, ehitasin tagasi, ma tunnen ennast paremini selles majas, ma ei tea miks. See on ikka tunde küsimus, sest et tegelikult sa paned ju sinna vasest juhtmed, jah? Ei, seda ma ei tee. Vasestustmine ikka enam ei panna. Või mitte, mis sa kaablid paned sinna? Tänapäevased torud. Aga seal hakkab minema ära. Seda sa ei saa ju muuta, ega Päästeamet ka tahab, et sul on tänapäevased tuleohutusnõuded. Et need kõik, siis mingi osa on nagu vana ja mingi osa nagu... aga see ongi ju vaata see renoveerimine, ega läbi aastasada on ju mingid asju renoveeritud, et sul tulevad nagu uued võtted ja uued võtted peale, uued materjalid peale ja kas on hea või halb, ma ei oska öelda, aga see kuidagi, see, et ta natuke viltu kuskil on ja see, et ta natuke nakiseb kuidagi ja kuskil mingi praku sisse tuleb, see kuidagi see annab nagu iseloomu sellele asjale minu jaoks, et see on nagu parem selline asi, et aga vaata, ega seal tekibki see asi ka, et mis moodi sa teed, et näiteks mida ma proovin hästi vältida, kas see nagu alati nüüd ütleme rahalist õnnestub või mitte, aga võiks vana puumajale kipsseinu peale ehitada, ei. Ma ikkagi olen püüdnud alati krohvida seda, et ta jääks hingama, sest et ta peab sul säilitama kuidagi sellele nagu tunde või asja, et kui sa sinna tõmbad selle odava kipsi peale, siis sa ei saa nagu pärast täpselt aru.
vaata, meil on Ahtoga, meil on ka hobid. Minule meeldib käia külmal maal suusatamas ja Ahtole meeldib käia soojal maal peesitamas. kallis hobid on ju. Jah, aga nüüd sinu hobi on, aga sinu hobi jääb ikka plussi ju, see oli mu küsimus. Meie oleme raudselt miinuses nagu oma hobidega, on ju? mul sealt ei tule kuidagi. Ja nüüd ainult läheb, et kas see sinu hobi on nagu ikkagi nagu pluss hobi? Miks sa ütled, et ei tule? Minu arust on emotsioon on ka ju plusspoole peal. Ma mõtlesin raha. Head emotsiooni, siis on see ju nagu igati pidi nagu okei, eks ju. Et siin ongi selles mõttes, ei, me tegelikult ütleme mõlemad pidi on plussi. Küsimus on see, et kas minu nagu tootlus on nii hea nagu võib-olla kõikidel teistel paljudel teistel kinnisel. Ta on lihtsalt talve, aga ikka pluss. Ta on pluss jah, aga vaata, ma hindan ilmselt seda emotsiooni natukene rohkem kui teised. Emotsioon on väga tähtis. Aga siis on kahju ka müüa. Aga me ei müügi neid. Üldse ei müü või? Me siiamaani me ei ole midagi müünud. Aga mis sa teed nendega siis? Need on rendikorterid. Et sa annad need teiste inimeste välja, aga need inimesed, kas sa siis valid ka sellise, kes oskab nagu hinnata või? Tead, ma ei oska seda ausalt öelda, kas need inimesed hindavad seda maja või nad hindavad asukohta või välimust. Et selles mõttes jah, et võib-olla see on nagu oluline täpsustus, et ma ei ole teinud ühtegi kinnisvara arendust või seda arendust müügiks. Me oleme kõik, mul on kõik need majad, ma olen 2 maja siiamaani teinud, on ju, 2 tükki on töös. Kokku on meil täna seal siis suurusjärk 24 korterit on majades, 3 majas, mis meil on olema on rendis 24 korterit, et need me rendime kõik. Aga lihtsalt see, kes tuleb sinna, see inimene, seda te selle järgi, ega sa ei tea ju, sa valid. Ma ei tea jah, et kas, vaata, ega paljud inimesed otsivad tõesti nii-öelda sellist kivimaja, on ju. Ma ei ole küsinud ausalt nende inimeste käest, kas nad nagu otsivad puumaja või mille järgi nad selle valivad. Kas küte jääb samaks või? Ikka ahiküte või ikkagi? Ei, vaat see on see, kus ma olen ausalt, kuna ma olen need korterid teinud rendiks, siis ma olen, nii palju ma olen kartlik, et ma olen ahjud ikkagi välja võtnud. Et ma ei taha, et seal jah, et ma ei tea, kuidas see on. Meil on tõesti üks maja on veel praegu, mis on ootab renoveerimist ja seal on, ta on üks selline vana maja, kus on tõesti ahjud sees, et seda veel ostaks, aga pigem ikkagi on plaan ahjud välja võtta. Okei, mis siis aseme? Ikka õhksukõudjus? See on niimoodi, et ma tegelikult ausalt eelistaks kaugkütet. See on renoveerim või ütleme, see on investeeringu mõttes kõige lihtsam. Kõige ohutum ka. Kõige ohutum, ta võtab kõige vähem ruumi seal majas, on ju, et teatavasti vanad puumajad, et seal ikkagi iga ruutmeeter on nii arve, et leida kuskil nüüd see väike ruum, kuhu panna enda kommunikatsioonid, siis see on päris keeruline, see on kõige parem. Et nüüd on niimoodi, et ühes majas mul on tõesti see kaugküte, mis on nagu ülihea, ma olen sellega väga-väga rahul. Teises ma ei saanud naabritega päris kokkuleppele, siis seal on ühtlasi soojuspump, aga mis kütab ka nagu läbi radiaatorit. Kuidas on suur vahe ka, ütleme, kindlustuse mõttes, kus, ütleme, tavaline paneelmaja või puitmaja? Kuna mul ei ole ühtegi paneelmajas, ma ei ole ausalt võtnud hinnavahet, ma ei oska öelda, et aga need kindlustused küll nüüd, kui nad on täist ära rekitud, et ma ei ole nüüd jälle kuidagi üle jõu käinud, et ma ei ole sellest aru saanud. Ma arvan, et ei ole see siin sellisel juhul ei ole vahe. Minu arust jah. No sest ma olen selle tule kõige suuremad ohutuse välja viinud. Aga mis on näiteks nagu tõsi, on ju, et näiteks need, mõtle, meil on niimoodi, et meil on, mul on täna, ma ütlen alati meie, sest mul on üks partner, kellega ma koos teeme seda, et põhimõtteliselt on 2 maja, mis on valmis, need on ilusti ära kindlustatud. 2 maja, mis on ootel, neid kindlustada ei võta. Nad isegi ütlevad, et me ei tee seda. Ma ei ole leidnud isegi kindlust, et see on selles mõttes nagu täiega riski peal. Et nad ei tahagi võtta seda vana puumaja, mis on nagu, ütleme niimoodi korda tegemata. Seal võib juhtuda veel. Seal võib juhtuda, et seda nad ei võta. Ma võin pärast soovitada, ma ei tea, võib-olla, et me oleme saanud mingi üks firma 100. No jah, ma ei tea, ma olen maaklerit kasutanud ja see ei leidnud. Mul jah, maakler, aga võib-olla sinna jälle ei sobi, et see puumajadega pluss poolikuga neil on jah, sest nad on saanud ilmselt neid nõudeid nii palju ja siis nad ei taha nagu seda teha. Aga kus see mõte üldse tuli, kuidas see esimese maja, ma saan aru, et praegu on juba 4, et kuidas see idee, et tahaks nüüd puumaju teha või lihtsalt, kuidas see esimene tuli? Tead, see on kuidagi nagu hästi selline juhuse asi, et ma kõigepealt tegin enda maja korda, on ju, Tartus ka 50-ndatel ehitatud Tähtvere maja, selle ma renoveerisin ära oma ette muidu väikselt ja siis
tekkis kuidagi mingi selline väike rahaline puhver on ju, siis ma mõtlesin, et noh, et nagu ikka kõik on ju, noh, peaks kuskile investeerima. Muidu löövad Muidu lõpp koit sisse. Ja siis ma läksin, tegelikult ostsin ühes majas, hakkasin ringi vaatama ja ostsin ühes majas kesklinna lähedal nii-öelda justkui 3 korterit. Siis ühe arendaja käest lubas, et kohe-kohe saab maja valmis on ja kõik on nagu hästi, et noh, et sa saad praegu odavamalt kätte, et noh, siis me ehitame valmis ja kõik hästi on. No läksin, ostsin ära. Aga selles mõttes oli aus arendaja, et umbes 3 aastat hiljem ütles, et kuule, et noh, nüüd on nagu jama majas on, et mul enam raha ei ole, see on pankrotis. Ahah. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et noh, mis siis nüüd nagu saab, et ma olin kõik oma viimased säästud kokku korjanud ja ostnud nagu 3 maja või noh, 3 korterit ühte majja, et noh, mis nüüd siis saab, eks ju, ja siis oli see aeg, kui neid asju veel tehti päris palju selle crowdfinance'iga, on ju, ma ei tea, kas täna ka võib-olla tehakse või mitte, eks ju. Et ja ütle uuesti. Crowdfinance on ju, noh, põhimõtteliselt see, kus noh, sa pangast raha ei saa, siis kõik need väikeinvestorid seal 10 euro kaupa panevad kokku ja siis laenavad nagu suuremale arendajale selle välja. Või tõenäoliselt vist tehakse ka või Estate Guru oli kunagi siin. Ja, okei, jah, selles mõttes neid on mitu tükki, et siis jah, finantseeritakse nagu natuke intress on nagu märkisväärselt kallim, aga sa saad nagu noh, laenata, eks ole. Et juletakse riski võtta su vastu. Ja, et ta annab 10 euri, keegi annab 100 euri, mõni annab isegi 1000 ja siis nad loodavad su käest. Ma olen ise kunagi investeerinud niimoodi. No väga paljud, jah. Nüüd on nagu vaiksemaks. Nüüd on vaiksemaks jäänud ja siis oligi nagu see, et siis ta oli sellega selle ära finantseerinud, no nemad olid ka hädas ja siis ma võtsin mingil hetkel julguse kokku, ütlesin, kuulge, et ma ei tea, kas ta mind nii, noh, et ühesõnaga, et ma võtan selle laenu üle, ehitan selle ja siis te peate mul natuke juurde andma, siis ma ehitan selle maja valmis. Ja noh, tead, mõnikord ongi need, et need kõige suuremad kriisid on kõige paremad õppetunnid ja arengukohad on ju, ja siis tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi õnnestus on ju. Et siis ma sain selle maja niimoodi selles mõttes valmis, et maja sai renoveeritud, 10 korterit sees, rentnikud sees. Ja siis sealt oli nagu see esimene kogemus olemas. Oota, aga raha pidi ka tagasi maksma sai üürist välja, et? No raha selles mõttes nagu vaata läks hästi, et siis kui sa nagu selle oled valmis saanud ja see sul juba rahavoogu teenib, siis juba on pangad peaaegu et nõus tulema kaasa, et näed, et nüüd me oleme nõus sul selle kalli laenu ära refinnima. Okei, ja. Et nii ta käib. Nii ta käib, eks ju. No sa pead alati on see, et sellist esimesest otsast üle saamine alati kõige raskelt. Aga noh, mul oli pool sunniga, pool õnnega, noh, ma sain sellest esimesest otsast nagu üle, on ju, ja siis tekkis ka võib-olla üks selline äripartner, kes nagu vaatas ka, et saadki hakkama, on ju. Ja siis nüüd me oleme kahekesi need järgmised majad teinud. Järgmistega samamoodi kasutasite finantseerimiseks? See oli juba lihtsam, et me nagu saime kuidagi nagu lihtsamini selle tehtud, et võib-olla oli veel natukene aega mööda läinud ja oli võib-olla endale natukene rohkem seda kapitali tekkinud, et siis me saime nagu selle ühe maja, või oleme saanud jah juba niimoodi väiksemalt tehtud juba pankade abil või see, et siis saime selle teise maja tehtud ja nüüd 2 tükki on nagu oota. Ikka veel meeldib, see on hea nagu. Kuule, selles mõttes on see nagu jube ohtlik, et järjest rohkem meeldib. Ei no selles mõttes, et sulle meeldib see asi, mis sa teed, see on nagu äge, et vahel on niimoodi, et noh, kuidas ma ütlen siis, mõni investeerib ka, aga mõte üldse ei meeldi, aga õnneks saab minna siis suusatama või sinna soojale maale, et sul nagu seda muret ei ole, sa oled nagu tööl rõõmus, mida, ja mõtled kogu aeg preemia peale, et vahet ei ole, et mis need inimesed, aga sa teed nagu head asja selles mõttes, et sul on endal hea teha, eks ju. Mul on ja vaata, ega mul selles mõttes on ju ka see, et ega see ei ole mu põhitöö, no põhitööna teen just midagi muud, on ju, aga see on jah selline asi, mis mulle nagu tegelikult ka nagu meeldib. Ma saan aru, et see võib imelik tunduda, on ju, aga lihtsalt vanade puumajade renoveerimine, et see on kuidagi mul on meeldib. Ma ei tea, mulle Tartus, et puuarhitektuur ja kõik see nagu hullult meeldib, on ju. Millegi pärast, et ma just nagu rõõmuga käin vaatamas mingid sellised Tartu vanu puumaju, ma ei tea, jalutad mööda Karlova tänavaid või vaatad nagu, kus majad on, see on nii, ma ei tea, kuidagi nagu äge on ja siis mõtled, et kurat, et kuidas see maja siin sellises seisus on ja siis sa vaatad, et see on nagu väga mitme inimese käes ilmselt, sellepärast me jõuast ära meelde, kurat saaks nagu kätte siis nagu natuke ja sa saaks. See on nagu äge. See on laul ka tehtud ju, et võtkem näiteks Tartu väike puust. Kes seda laulis? Jäääär, Vin Boil on ju, aga näe, Haapsalu on ka väike puustil, keegi ei laula. Ta on väiksem. Ei no siin on tegelikult suured asubid, Karlova on ikka väga puust. Karlova on puust, Supilinn puust,
siis kõik see Vaksali piirkond on ju puust, on ju, et üle jõel on päris palju. üle jõel on palju jah, et üle jõele ma nii palju ei olegi sattunud, aga just tegelikult üle jõel või ütleme, väga kihvte maju ja asju on ju ka Puiesta tänaval ja vaata, kui sa jalutad sealt, ma ei tea, mingit Mäetana või seda, näiteks Kingu tänav on mingi üliäge on ju. See võib olla nii ägedaid maju ei ole, aga iseenesest need on vist piirkonnad on ju või siis mis sinna ERMi juurde läheb, see renoveeritud tänav on ju, Roosi tänav on kõik tegelikult ju jube kihvtid tänavad on. seal on tihti, kas sulle meeldib nagu sihuke, mina olen aru saanud, et on nagu mitut sorti puumaju, ühed on siuksed kõrgete lagedega ärrastemajad, aga siis on ka terve rida töölisparakke, mida peetakse täna nagu, kuidas sa näed, et lähed mööda, vaatad, töölisparakk on nagu vaata madalate lagedega. Mul ei ole kahjuks õnnestunud ühtegi sellist ärrastemaja kätte saada. Kõik on olnud barakid. Mul on siuksed barakid, on ju, et ikka siuke Tartu agulikultuur, on ju. Et võib-olla, ütleme, et see jah, ma ei oska öelda jah seda sellist ärrastemaja, ma ei ole kätte saanud, et muidugi need ärrastemajas on ülikihvt, kui mööda seda Kastanit jalutada on ju seal, kus EÜS-i majad on ja saad edasi on ju Kastani 15-25, need piirkond, mis sinna on tegelikult ju juba esimese vabariigi ajal just ehitatud, selline majade kompleks, mis seal on ülikihvt ehitatud, omal ajal ongi rendikorteriks ehitatud, ma saan aru. Mõtlen, kus see on nüüd, see on... vaata, kui sul on EÜS-i maja on ju, seal jalutad siis sinna Tähtvere poole, siis seal on hästi palju ägedaid puumaju on seal järjest vahel, eks ju. See on need hoovimajad seal sees ja selliste tornide ja nikerdustega tehtud. Ma arvan, need on sellist kõrgemate lagedega ägedamad asjad omal ajal tehtud. Ma mõtlen praegu, et mis see üks tänav, vaata EÜS on see siis see punane, eks ju. Ja. Üks tänav edasi linna poole, mis tänav see on? Veski, seal on ka. Ja seal ei ole seal on ka. Ühes ääres on siuksed tornidega. Ma kunagi müüsin ühe korteri seal oli ka üks inimene nagu sina, kes tahtis kõik pitsid ükshaaval ära rekonstrueerida, et see on alati nagu mõnes mõttes nagu maakleri unistuste klient, et ega ta ära see ju majanduslikult ei tasu, aga õnneks kõik inimesed ei mõtle kogu aeg rahast. Ei tea jah. Aga vaata, see on jah tagasi tulles selle juurde, et sul on nagu vaja midagi nagu, ma ei tea, emotsiooni ka. Ma arvan, et seda ongi tegelikult vaja, lihtsalt, et ka sa jõuad selle, kui sa ütled see vahe, minule meeldis see, sa ütlesid, see vahe tegelikult ei ole üldse nii suur, see 7% või 5%. Vaata, eks mul on nagu õnnestunud ka see, et vaata, kui sa, mida ma ju sinna sisse arvustan oma töö, eks ju. Igapäevast, eks ju. Kui see on hobi sul, suusatamisest maksan peale ikkagi. Hobi jah, et see, kui sa nagu leiad selle maja ja tegeled sellega algusest lõpuni, see on ka võtab ju päris palju aega ja energiat, eks ju. Et seda sinna sisse ei aruta, et kuna ma jätan endale ka need ikkagi siiamaani üürikorteriks, siis sa näed seda perspektiivi võib-olla natuke pikemalt. Mõni ütleb, et ma solgin turgu, et ma teen sellised. Üürikortereid? Vaata, et ma ei aruta oma kulu sisse ja nii edasi. Eks siis on niimoodi. Ega see maja kättesaamine on ka ju paras tegevus, sest et seal on ju päris mitmed omanikke näiteks, et osta siis järjest... Tervikuna on väga raske osta kohati. Jah, et... On ja ei ole ka, et see, ütleme nüüd 2 viimast maja nüüd, mis meil on ootel, need olid nagu täitsa ikkagi avalikult müügis majad. Terve maja nagu? Okei. Aga kus nemad said need siis? Päris? Ma ei oska öelda, vaata selles mõttes on üks maja, mida me nüüd lähme või ilmselt varsti saame tegema hakata, on Riia 64, mis on Riia ja Keskaare nurgal on ju. Ma arvan, et see oli, see on kuidagi jällegi ajalooliselt, on keegi ehitanud ja pärijad on olnud siis, läbi pärijate on olnud ja nad müüsid seal 3-4 kesi, aga nad olid kõik omavahel kuidagi sugulased. Väga kihvt maja on iseenesest. Kunagi on ajaloolist on niimoodi, et teisel korrusel on olnud pereelanud, esimesel korrusel on tehtud 2 kaubanduspinda. Üüriäri ajati ju Eesti ajal ja tsaari ajal. Kogu aeg on aetud, jah. Et siis need võivad olla need tervikmajad, kus aeti siis üüriäri. Ei tea ja vaata, siin on nagu olnud ka selliseid palju, et on ükshaaval inimesed kokku ostnud korterid mingites vanades majades 10 aasta jooksul või midagi. Et üks maja jah, seal Karlovas, selle me saime ka nagu ühe omaniku käest, kus oli 8 korterit, mida siis, mis olid ka välja renditud, sellised enam nagu odavamad korterid. Kuidas ta need kätte oli, ma isegi ei mäleta, ma ei küsinud ta käest. Ühte maja me käisin ka vaatamas päris kesklinnas
ka inimene oli lihtsalt aastate jooksul kokku ostnud neid korterid, on ju. Noh, ta on nagu võtnud 1-2 korterit saanud, siis järjest nagu sealt küsib, et aga noh, et kipuvad olema ikkagi täna veel sellised kehvemas seisus majad, mida selliselt müüakse. Et kas keegi on pärandiks saanud või on ta ükshaaval kokku ostnud, aga tegelikult ei ole rohkem seda finantsi või energiat või raha, et seda ära renoveerida. kas mõne majaga on nagu selline mõni äge sihuke päris huvitav nagu lugu ka, mis teeb selle maja veel eriti väärtuslikuks või kuidagi, seda maja tahaks just selle loo pärast, et leidsid seina seest midagi Jaa. näiteks ju. või seal elas see või midagi sellist. Tead, mul ei ole õnnestunud sellist asja nagu näha. Ma ei ole veel kokku puutunud, ega mul nüüd nii palju ka ei ole, et 4 pealt ei saa nagu seda teha, et seda ei ole kuulnud veel, jah. Mina et väga tahaks nüüd seda just selle pärast või? ei, no ka mingeid asju sa ütlesid, et leidsid, et mina leidsin näiteks kodus seina seest viinapudeli tühja kahjuks. Ma ei tea, mis see võis küll tähendada. Mina olen leidnud nagu kivide vahel segu vahelt suitsupakke, mingi Prima ja mingi. Ehitaja oli nii laiski, viitsinud ära viia. Ma ei ole, jah, et ma ei mäleta, kui me seda ühte esimest maja tegime, siis oli küll see naljaks, et kui me võtsime mingit, ja ma ei ole midagi sellist huvitavat leidnud, aga võtsin mingit katuseplekki ära, siis seal oli all Haak-Krist märgitud, on ju, noh, oli nagu mingi märk, on ju, aga noh, see on mitte Haak-Krist, aga see oli kas kellegi mingi tempel või mingi asi, on ju, et ma ei tea, kuidas see oli, noh, mingid sellist, aga noh, see on Haak-Krist toob, täna just rääkis toob õnne. Teatud traditsioonides lihtsalt Hitleri järra kaaperdas selle ära, aga tegelikult on siukseid Tai või Aasia söögikohti, kus on need budakujud, kellel on Haak-Krist peal. ja see ei ole üldse Hitleriga seotud. see on väga suur. See ei ole aga ei, mul ühtegi sellist asja ei ole. Kummituslugusid ei ole. Kummitused, jah, vanamajad ja kummitus. Kui vaata, noh, ma renoveerisin ära selle Liiva 2 maja, on ju, no mis on seal Liiva tänaval Papli allee ääres, eks ju. Liiva on seal keskel kuskil. Ta on ülikooli spordihoone. Nii, ülikooli spordihoonest hakkab minema Lodja Setsi. Õbja ja Liiva. Seal on kohe seal esimene maja, see väike torniga maja. Pisike armas torn. Jah, see. No see on see maja, mille mina ära renoveerisin ja siis, kui ma seda renoveerima hakkasin, siis ma kirjutasin küll sinna Nostalgiasse Tartusse, et tulge rääkige lugusid. Kas te olete sellest majast midagi kuulnud, et mingit sellist noh, nagu väga nagu erakordset asja ei tulnud, et räägiti küll, et kes siin elanud on ja nii edasi, aga noh, see küll, kuidas näiteks kartuleid seal keldris hoiti. Seda lugu mulle räägiti, et keegi tuli ja ütles, et ja ma tean, et vanaemaga hoidsime kartuleid siin kunagi, et siis olid kartulikotid olid pandud parvede peale, sest et siis, kui kevadel suurvesi tuli, siis niimoodi parved tõusid koos kartulikottidega üles, et siis kartulid ei saanud märjaks. See oli täiesti loomulik, vanasti keldris on vesi, eks ju? Jah, see oli, ei, aga talvel sinna tuli ikka Emajõgi tõusis, siis tuli vesi ikka keldrisse ja nii edasi. Katsu sa seda seletada täna maja ostjale, nad ei saa aru. Ja siis seal nagu, ja mis seal kõige hullem oli tehtud, miks see maja nagu nii, vaata, kui sa mäletad seda veel 3 aastat tagasi, 2 aastat tagasi, see maja oli täitsa ümber kukkumas. Ja miks ta nii halvasti oli ära mädanenud, oli see, et noh, vaata, ma enne mainisin ka, et need ehitusvõtted muutuvad, on ju, et seal oli tehtud ikkagi siukest nagu toredat asja, et vanasti olid majadel tuulutusavad olid hästi suured keldris, eks ju, sul käis ju ikka põrand alt kogu aeg nagu tuul läbi, eks. Ja noh, sellel majal oli ka ikka ilusti hästi suured tuulutusavad ja, aga noh, korralik nõukogude inimene või siis Eesti Vaba uuel alguses, kui see oli, siis see oli sinna ette pannud sellise plaadi ja selle makrofleksiga kinni lasknud, et ta arvas, et muidu tuleb tuul sisse ja põranda all on külm, on ju. Aga see tähendas seda, et kogu see niis, kui see sinna sisse, noh, kõik alt oli noh, täiesti ära mädanenud. Kas sul on nagu seened ja vammid, meil käis siin ükskord üks mees, kes teab kõike vammist, et kas sul on sellist seene kokkupuudet, mitte just vamm, mis iganes seen? Õnneks ei ole. Ma kuulsin niisugust lugu, ma ei tea, kas tema rääkis seda, et oli see, et vammiga oli, ma arvan küll, et tema rääkis, et vammiga nii, et sa paned uue puidust osa vanale puidule, vaat seal uue pealt kuidagi hakkab tulema, aga sa paned ka ju uut osa. Ma panen ka uut osa aeg-ajalt, noh, vaja midagi ikka asendada, jah, aga ei, mul õnneks ei ole seda kokkupuudet olnud. Vaata, no mul olid nüüd põlenud palgid võib-olla, siis oli vamm kadunud seal. Vamm kardab põlenud. Ei no ikka jah, ta vist võtab midagi välja sealt, kui sa põletad, see võib täitsa tõsi. No ilmselt võtab jah, aga ei, mul seda ei olnud, et no selles mõttes, et kui sa küsid nende lugude kohta, eks tegelikult ikka on lugusid samas või noh, kui ma hakkan nagu järjest rohkem mõtlema, et see sama Liiva maja on ju, et noh, et ühtepidi, noh, tegelikult see näeb täna jumala äge maja välja, on ju, aga tegelikult on see 4. maja täpselt selle sama koha peal, eks ju, et see esimene maja ehitati seal mingi ala 1000, mis ta oli äkki 1870 vist ehitati sinna väike siuke ma ei tea, 1-2 toaline urtsik, on ju.
Ja nüüd, kui me hakkasime seda maja renoveerima, siis me leidsime need viimased palgid veel sealt üles, mis olid, nad olid nagu küll täitsa läbi osaliselt mädanenud, aga hästi tuhkuvad, et nagu ei ole tore nagu näha neid, et kus see nagu vana maja on, siis on sinna juurde ehitatud, siis on juurde ehitatud ja siis on see 4. maja sinna peale ehitatud ja millegipärast linn ütleb, et just seda te peate säilitama. Seda Aga just seda viimast peate säilitama, eks, et see on see ajalooline väärtus. seal on nii äge, see on kogu aeg isegi, kui ta oli veel vana, see nurgapealne teise korruse, see ruum. Erker, jah. Jaa, see oli nii äge. Aga miks seda tehti üldse siuke ruum? Sellist erkereid, või? Jah, mis see annab nagu? Kas see on lihtsalt inimene, et nii on äge, ja see on mingi praktiline point ka. Ei, no mina toon näite, mina olen tegelenud ühe majaga Tartusse ja siis seal on ka siuke torn hästi ilus ja tornil on väga lihtne funktsioon, et sinna pumbati vesi ülesse. Ja see oli nagu... Vesi oleks surve all. Tead, ma pean ausalt ütlema, et ma millalgi lugesin nende erkerist, vaata, miks need Tartus on hästi paljudel majadel, vaata, sest väikse välja võtavad asjad on need erked. Mul ei tule praegu meelde, mis see point oli, miks nad need tegid. Need on päris paljudel majadel. Karlova päevadel ma nägin, oli point, aga see on muidugi tänapäevane, seda nööriga müüs asju erkelist ja et sa tahtsid osta, et panin nagu raha korvi, ma ei mäleta, kas raha enne või kaup enne. See on, tolle maja puhul on see ka nagu üliäge, et see erker on nagu, meil jäi ikka kõik alles ja sealt vaatad sealt, need akendest on nagu hästi väga kihvt. Ei, need on väga kihvt, aga vaat see ongi see, mis teeb selle nagu puitarhitektuuri, või ütleme, et Tartu majad nagu ägedaks, see on sellised väiksed detailid mingi. Et see jah on. Tundub, et Karlovas seda detailirohkust on ikkagi nagu kuidagi kesklinna poole nagu rohkem. Sa oled niimoodi vaadanud. Kas see kuskilt nagu läheb nagu vähemaks? No ei tea, ei ole nii. Võib-olla jah. Et mida lähemal kesklinnale, siis on nagu kuidagi rohkem. No ikka on jah, et eks need järjest nagu vaata kaugemal need majad läksid, läks omal ajal ka ma arvan odavamaks või nagu selles mõttes, et linnast väljapool läksid ikka need inimesed, kellel vähem raha oli, siis neile tehti võib-olla need odavam, ma ei tea. No iga selline erkel ja pits ja sats maksis ka raha vanasti, eks? Ikka jah, muidugi. Aga ja räägi, vabalt. Ei, ma ei osanud, ma tahtsin ka, et ma arvan, et sul on õigus, et see niipidi on vaadata. Mul tekkis veel siuke, mis on ehituses, nagu vaata, sa teed nagu sellist hingega asja. Ega sa üksi ju ei tee, sul on mingid ehitajad ja inimesed seal, puussepad. Või kuidas see on? Ei ole, et ega selles mõttes, mina olen, sa paned ikka selle kokku, et mingid arhitektid leiad ise ja ehitajad leiad ise peatöövõtja ja ma olen ikkagi nüüd neid maju, ma olen teinud peatöövõtjatega. Aga üli oluline on see, et mida rohkem sa asju teed, seda rohkem ma saan aru, kui oluline on projekt ja täiesti hindamatu väärtusega on järelevalve. Kui keegi läheb täna mingit maja ilma järelevalveta tegema ja ütleb, ma ise tean, siis isegi, ma ei tea. See on nagu minust nagu nii oluline. Sellepärast ehitajad, väga paljud ehitajad kardavad neid järelevalveid, sest nad ei taha korralikult teha vist. Tead, vaata, siin on nagu see asi, et ma ei ütleks nagu seda, et vastupidi nagu hea järelevalve. Kõige hullemad järelevalved on need, kes tulevad paned alla selle ja hakkavad käsutama. Et sa pead seda tegema, toda tegema, paned alla mingi allkiri alla ainult sellepärast, et just on vaja allkiri alla. Järelevalve on tegelikult nagu ülihea nõustaja, ta peab olema lihtsalt nagu nõustaja, et järelevalve peab olema see, et kui sul ehita teeb nagu mingit asja ja ta jääb kuskil hätta, siis ta ütleb järelevalve, et kuule, räägime läbi, kuidas seda teha, eks. Ja vaata, tihti lugu on see, et ega inimene ise ka, kui sa teed kogu aeg mingit asja, sa ei pane enam tähele. Et keegi peab väljast tulema, ütlema, et kuule, äkki sa siit mõtled selle nurga alt, teed seda nii või naapidi, või et kuule, kas sa mõtlesid, et nendel kruvidel oleks need sertifikaadi olemas, kas see on ikkagi mõeldud selle jaoks, et ta võib välislaua jaoks olla või mis iganes. Ta mõtleb nagu selliseid asju läbi, mida ehita iga päev ei mõtle. Ja ta ei tohi olla selline, järelevalve ei tohi olla see, keda kardetakse, sest kui teda kardetakse, siis hakatakse peitma vigu. Järelevalve peab olema see, kes on nagu nõustaja ja kellega saab läbi arutada. Sest muidu, kui sa hakkad vigu kartma, või kui sa hakkad kartma järelevalvet, siis sa pead peita vigu ja vigu on alati võimalik peita. Aga kui sa võtad... Viimistluse taha peidad. Ei, no värvi taha saab kõike, saab üle värvida, aga peatöövõtja sa võtad, eks ju, et ma mõtlen see küsimus, et mingisugune pakkumine tuleb, eks ole, aga sul on selline renoveerimisasi, kui täpne see saab olla või kuidas see eksimisruum seal on. Ma tahan su käest nüüd teada, ma mõtlesin, ma võtan nüüd teen ka ühe puumaja ja võtan seal paar pakkumist ja niimoodi, kui suur see nagu normaalne kõikumine on, et me kuuleme isegi suurtel ehitustel, et jälle juurde. Suur on jah, aga vaata, siin on ka see, et ma olen nagu seda tüüpi inimene, kes, et ma arvan, et minu oskus on projekti juhtida. Aga mul puudub oskus projekteerida, mul puudub oskus ehitada, järelevalvata ja sellist asju.
kaasa arvatud hindade läbirääkimiseks. Ma olen kasutanud eraldi inimest, kes on, ütleme, vaata, kui sa oled, ma ei tea, näiteks suures firmas ütleme, suures peatöövõtu firmas oled sa projektijuht, siis sinu kogemus on leida üles kõik detailid, kust on võimalik hinda kokku hoida või siis nagu ära anda. Ma olen tegelikult kasutanud nagu sellist nõu ka, et ma olen palunud täiesti eraldi inimese, kes võtab ette minu projekti, vaatab selle läbi ja peab minu eest hinna läbirääkimisi peatöövõtjatega, võimalike peatöövõtjatega. See on väga äge mõte. Sest mina kogu aeg arvan, et ehitaja paneb sulle veel, võtab selle enda leti hinna, pakub sulle, kuigi ta on ise soodukad saanud, ja ta paneb leti hinnale veel käibemaksu veel otsaga. Ja nad nagu teevad seda, aga nende oskus on see, et tema, et peatöövõtja, olgem ausad, peatöövõtja, ütleme suurtes ettevõtetes, nemad ju teenivad sellega ikkagi raha, et nad teevad selle projekti ära ja siis nad otsivad, et kuidas nagu saaks midagi paremini, lihtsamini, efektiivsemalt teha ja kes teeb sulle parema pakkumisel. Ja ma olen kasutanud tõesti sellist abi, et keegi on minu eest need hinnad läbi rääkinud, vaata ise sa satudki emotsiooni. Üks asi on see, mida sa pead vältima, on see, et sa satud emotsiooni selle. Kui sa lähed ise ehitaga läbi rääkima hinda, siis sul on emotsionaalne side sellega. Tal on palju lihtsam sinuga nagu sind läbi rääkida, sind mõjutada. Kui sul on seal see vaheme sees, see vahemes ütleb, oota, ma ei saa, omanik ei lubanud seda, me peame siit kokkuleppele saama. Ja tal on nagu emotsioonitult on palju parem läbi rääkida. Ta teab detaili, ta oskab öelda, et kuule, et ta oskab sinna lõpuks ka kirjutada, mis hästi tihtilugu juhtub, on see, et kui sa ise läbirääkimise pead on ja siis sa jõuad ehituses nii kaugele, et hakatakse vundamendi ja seda vundamendile peale hakatakse seina ehitama, ma toon näite, ja selle sõlme juures on mingi küsimus. Ehitaja ütleb, et teeb selle valmis, ütleb, et kui sa tahad, et me selle nii teen, siis sa pead mulle, ma ei tea, siin X summa peale maksma. Ma ütlen, kuidas niimoodi? Aga sul ei olnud see täpselt see lahti kirjutatud, see sõlm on ju, ja mina arvestan, et see on vaja nii teha, eks ju. Mina arvestan kõige selle lihtsama variandi. Aga nüüd, kui sul on inimene, kes on nagu ise ehitanud kümneid maju, siis ta teab täpselt igat sõlme. Ja ta on iga selle sõlme lahti kirjutanud, et mis selle sõlme juures hinda kujundas. Ja siis, kui sa hakkad seda maja lõpuks ehitama, siis on see väga lihtne välja öelda, et meil oli selline kokkulepe, et palun tee täpselt hinna pakkumise järgi. No see on küll, ja selles mõttes, et sul... Ja siis ma annan veel isegi see hinna, siis ma teengi niimoodi, et ma olen ka seda vältinud tegelikult, et mul ise järelevalve ei sekku sellest hinna läbirääkimistest. Sellest veel, kui mul on hind kokku lepitud, projekt valmis, siis ma annan selle järelevalve, ütlen, nüüd me hakkame selle projekti, selle hinna ja selle lepingu järgi ehitama, eks. Ja siis me hakkame sealt nagu tegema. Ja siis on nagu väga selgelt on ka ehitajal see ees. On tulnud ehitajaid ja öelnud, et kuule, et ma ei saa siin hakkama või midagi, mõtlesin, aga loe lepingut, me leppisime selle kokku. Et sul on täpselt lahti kirjutatud, et mis sa siin sõlmes teed. No mis ta siis ütleb, et ma olen ära? No jah, aga vaata, seal on jällegi see, et jällegi mina tellijana olen ikkagi esiteks, on alati sul pead asjad paigas olnud, sellist asja peale tuleb mõelda, et sul on ehitusaegne ehitusgarantii on sul vajalik, on ju. Ehk et kui ta ära jalutab, siis ma pöördun tema garantiandja poole, tal on temaga probleem, on ju. Pluss on see, et sa ju maksad alati vastavalt nii-öelda akteeritud töödele. Et ja sa maksad ju seda, ta teeb 6 aega tööd, on ju, siis ta akteerib ära, siis sa maksad, kui ta sealt ära jalutab, siis ta jääb sellest sisuliselt kõigest ilma. Ja sa peadki kuidagi seda pidi ka enda jaoks ära siduma. Et see, ma olen ikka proovinud oma riskid maandada läbi selle. Sul lihtsalt tundub, et sa teed 10 korteriga maja ja praegu mulle tundub, et päris palju inimesi on, nagu vaata see pilt on, et on projektijuht ja siis see juht ja siis üks mees teeb tööd, et kas seal nagu väga palju ei lähe nagu kuidagi? Tegelikult ei ole, seal on nagu, sul on projekteerija, teeb projekti valmis, eks ju. See on eraldi töö, see on valmis, on ju. Siis on see inimene, kes selle projekti ette võtab, nämmutab selle läbi, vaatab, et millised sõlmed, kuidas nagu on vaja ehitada, peab ehitajaga läbirääkimise ära, annab mulle selle asja üle ja siis mina nüüd lähen ehitajaga läbi, nagu ehitaja hakkab ehitama ja järelevalvet. Ja siin ongi minu arust nagu see kõige suurem asi, vähemalt ma ise tunnen küll, et kus ma olen õnnestunud, on see, et need etapid on nagu läbi mõeldud ja need riskid on ära maandatud. Kõige hullem on see, et kui sa teed enda selle maja, hakkad ehitama, mõtled, mul on selle maja renoveerimine läheb siin 500 pluss käive maksma, eks ju. Ja siis tuleb sul järsku välja, et ehitaja hakkab ütlema, et aga tead, ma siin seda ei arvestanud ja ma toda ei arvestanud ja siis on projekteerimisviga sees ja siis on too viga sees ja lõpuks sa maksad seal, ma ei tea, 10, 15, 20% rohkem, aga sellega jookseb sul projekti juba nagu täiesti kiibeks. Seda enam ei teed.
et minu arvates ka väikeste projektide puhul alahinnatakse seda ettevalmistust ja riskide maandamist. Et sa peaksid selle korda, et sa pead selle rahaga valmis saama, mis sul on planeeritud. See on nagu hästi paljud on ilmselt käinud koolitusel, aga ei rakenda seda, et sa oled nagu rakendanud seda, et kõik asjad tehakse 2 korda, et kõigepealt tehakse nagu plaan ja siis tehakse ära. Aga see pigem ei ole tavaline või minule tundub, et nii palju, kui mina olen kõrvalt näinud, et tihtilugu on see, et hakkame tegema, et ma ei tea muidugi, kellega nagu võrrelda. Su rahakott on ja kui sul on nagu põhjatu rahakott, siis sa võid kohe tegema hakata. Nii on, jah. Ja siis teed ümber ja ümber. Ja siis teed ümber, jah. Et see on alati see, et kui sul raha ei ole või kui eile me just ottusin, see oli täitsa teine teema, inimene ütles, et kui sa alguses mõtled, et sa ostad odava asja, siis ostad odava asja, aga pärast sa ostad selle kalli ka. No need on ka 2 korda, see on selline elureegel, mis päriselt kehtib. Kas sind saab tahan siin näiteks ka puumaja osta, aga minule küll ei meeldi võib-olla või ma ei ole nii hea selles projektijuht. Kas sa teenust ka pakud või pigem mitte? Ainult enda asjad? Okei. Midagi peab saladuseks jääma. Seal on mingisugune ärisaladus. No jah, sul ei saa seda nagu klassikalise äri mõttes ka, et kuidas sa nüüd selle üüritootluse peale seda ümber arvestad, eks ole, et vaata, kui müüks on, et siis saaks kuidagi nagu võrrelda, et väga palju tehakse ikkagi müümiseks. Seda on natukene vähem, mulle tundub täna see, mida nagu sina teed. Ja vaata, ega see on nagu hästi selline nagu lähenen, see on ka nagu erinev, kuidas on, et mul on ka mingid ikkagi tuttavad ja sõpru, kes samamoodi üürikinnisvaraga tegelevad, on ju, ja nad on võtnud selle tee, et nad ostavad nagu kortereid, on ju, ükshaaval kuskil kohtas. Mulle kuidagi hästi meeldib ikkagi see, et sul on üks tervikasi, sa saad ise nagu otsustada kogu selle maja osas, mitte see, et sul on nagu, ma ei tea, 10 korteriga majas 1 korter ja siis sa seal jamad pärast selle korteri ühistu ja asjadega ka. Et see on ka nagu üks asi, miks me seda teed läinud oleme või kuidas kuidagi see on nagu rohkem nagu südame lähedasem olnud või miks me rohkem pingutanud olen, et see tähendab seda, et see tootlus hakkab hiljem tulema, tavaliselt see projekt ju võtab sul mingi 2 aastat aega alates ostust. Kui sa lähed ostad 1 korteri uues majas, sa saad järgmine kuu selle renti panna ja hakkad raha peab tagema olema, aga minul võtab see ikkagi kauem aega, on ju. Aga ma usun siis sellest, et siis võib-olla mõne aasta pärast on nagu lihtsalt. Oota, aga millesse sa usud, et nagu üldine turuasi, et sa ostad nüüd kortereid ja nüüd su sõbrad, aga viimased 2 aastat pole üürihinnad tõusnud. Mis sa arvad, mis tulevik toob? Oi, tead, ega tegelikult ausalt sellega on selles mõttes ikkagi väga keeruline, et ma arvan, et üks, ma ei tea, siin äkki 10 aastat tagasi, 7 aastat tagasi oli üüritootlus oli ikkagi kordades suurem, 2-3 korda vaata, et palju suur. Täna sul on see üüritootlus ikkagi ka Tartu korteri puhul, kui sa juba seal 5% üüritootlus saad, siis on see ikka väga-väga hea juba. Ikka tasub ära, kui pank raha annab? Vaata, küsimus on see, et sa ju arvutad omakapitali tootlust lõpuks, kui sa teed seda võõra rahaga, siis omakapitali tootlus suureneb, aga vaata, see ongi nagu alati see trikk on see, et ühte korterit pank ei finantseeri, on ju. Vaata, ütleme inimestele, kes meid kuulavad, igaks üks ütleme, mis asi on omakapitali tootlus. Ma mõtlen, kuidas seda seleta kuidagi hästi lihtsalt Mina võin seletada. Vaata, omakapitali tootluse spetsialist. Ostad täna maja. Nii. 5 aasta pärast see maja maksab rohkem. See ei ole omakapitali. Ei ole või? Ei ole. Või selles mõttes nii võib ka nii, jah. Võtame 3 seletust, sinu oma, nii nüüd sinu oma. Ei selles mõttes see on, ma arvan, väga hea seletus. Küsimus on lihtsalt see, et kuidas sa seda vaatad, et kui suur sul see maht on ja nii edasi, et siis sa saad suht väikse omakapitali tootlus, on ju. Aga kui sa nüüd ütleme, sa ostad endale 100 000 korteri näiteks, eks ju, ja müüd selle 10 aasta pärast ma ei tea, 110-ga maha, on ju, et siis sa saad sealt arvutada oma kapitali tootlus, on ju. Aga kui sa nüüd ostad 100 000-ga selle korteri ja pank on nõus sulle finantseeringut andma 70%, siis sul jääb oma kapitali sinna sisse ainult ju, eks ju, 30 000, eks ju. Ja kui sa nüüd müüd selle 10 aasta pärast selle 110-ga maha, eks ju, siis sa saad ikkagi 10 000 eurot kasumit, on ju, aga siis sa arvutad selle oma kapitali tootluse selle 30 000 pealt, aga mitte 100 000 pealt ja protsentuaalselt on see ju oluliselt suurem oma kapitali tootlus, on ju. Ehk siis lihtsustatult omakapitali tootlus on see sinu enda raha, mis sa sinna alla panid ja pangaraha on hoopis teine raha ja palju sinu enda raha on pärast rohkem. See on see küsimus ja mida vähem sa enda raha paned, seda parem. Mis sa pangale oled tagasi andnud. Jaa, aga see on jah, selles mõttes seda küll on ju. See on selles mõttes, et selles mõttes ja seal tulebki see arvutus alati ära teha, et ka see
see panga intress ju sööb sinu omakapitali tootlust, on ju, et Jah. kui suure intressiga selle kätte saad, aga lõpuks ikkagi on sul, on võõras raha, eriti pangaraha on odavam kui sinu enda omakapitali tootluse ootus tavaliselt, eks ju, et noh, nagu me siin ükskord üks ajakirjanik küsis minu käest ka, tegi seal Tartu Postimehes seda intervjuud, siis no ütlesin ka, et ega noh, ikkagi investor tahab ju täna ikkagi omakapitali ootust 52% ikka saada, on ju aasta baasilt, eks ju. Et noh, sa saadki seda ainult ikkagi siis kätte, kui sa selle pangaga enamus lahti finantseerid, on ju. Nii et siis sa saad selle kätte, noh muidu ei ole võimalik. Et aga noh, kui sa ostad endale ühe korteri, siis ilmselt sa peadki leppima sellega, et noh, sa saad seal selle ainult, noh, pangad tavaliselt seda ei finantseeri. No see on väga paljud, kes teevad ainult ühe korteriga, võtavad lihtsalt teise eluaseme laenu, siis nad saavad ka mõnes mõttes sama asja, et maksavad siis 25% sisse, eks ole, ja siis justkui noh, sama loogika, aga lihtsalt ta ei ole nagu äri, on ju, et siis noh, nagu ka oma kapitali tootlus. Jah, ma saan aru. Aga noh, see on natukene ongi See ei ole see asi. Ja noh, see on jällegi selline, no see on väga õige asi, et inimesed teevad ja panevad oma raha nii-öelda ka, noh, ikkagi kuskile investeerivad ära ja ootavad seda, aga see ei ole nagu päris nagu selles mõttes võib-olla sellises mahus ettevõtjus. Aga meil aeg pressib peale. Juba või? Jah. No jah, Kaamerates. et inimesel oleks pärast ka võimalik otsida maalt ja maa pealt ja küsida lisaküsimusi, et me jätame midagi õhku, eks ju, ma saan aru. Ja me saame jätkata ka ju kunagi. No ikka jah, aga meil on nüüd 3 asja vaja välja mõelda, mis nagu meid kõnetas, mis on nagu meie jaoks uudis, kas nii? Ja mulle meeldis väga see, et palkad kellegi hindu kauplema ja hindu läbi rääkima. Jah, See on tegelikult väga, väga hea info. absoluutselt. Nii, võtta sina järgmine. Minule meeldis see, et 5-7% läheb ainult kallim. Minu jaoks minus hästi vähe. Mulle tundus see nagu võit juba, mulle tundus nagu, et vaata, et tasub nagu teha, sest et mina olen, noh, ikka kuulad seda lammutamise juttu, et see puumaja tuleb kindlasti maha võtta ja seda, et kui see vahe on nii väike, siis võib-olla... Ja mõtleme, sa tõid 50 000-ga või 30-50 000-ga maja peal. No jah, aga ega siis lõpuks see, nagu, see osakaal on tähtis, et kui see ei ole niimoodi, noh, ühesõnaga see mulle meeldis. Mulle meeldis veel see ka, et järelvalve on ikkagi su sõber, mitte vaenlane. Kõige parem järelvalve. Ikka mitte, et tema on see, kes käib ja nüüd ütleb ja pärast teeb sulle veel suure arve ka veel selle eest. Ta kõigi osapooltega suudab läbi saada, mitte ei ole kuri mees, kes käib ehitajatele halba tegema. Ta nagu aitab, kuidas nagu paremini teha, mitte et kuidas siin paberi peal peab see peab. Või naine võib ka olla järelvaina, ütle mees. Pole näinud siiamaani. Nagu võib. Võib. Tänapäeval järjest rohkem õpivad ikka inseneriks ja see on, ega siis see ei ole, noh, jah, ühesõnaga, aitäh, et sa tulid ja Aitäh kutsumast. Ja aitäh, kes te nüüd kuulasite ära. Ja vaatasite ka, näitan pilti ka. Kui tahate hakata tegelema kinnisvaraarendusega, siis mul on mitmeid põnevaid pakkumisi ka puidust. Räägime sellest korraks. Aga eetriväliselt, siis need on sellised. Ja kes meelt tahab lahutada, teab küll kuhu tulla. Pärast, kui on äri hästi tehtud. Ja histame. Järgmine esmaspäev jälle. Aitäh! Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.